tere! Mina olen Kätlin ja tänases videos räägime sellest, kuidas on võimalik müügiarveid ja ostuarveid, töötajatele väljamakseid ja maksuameti kohustusi tasutuks märkida. Kõige traditsioonilisem koht selleks on siis maksed ja pangamaksed menüüpunkt. Võtame maksed, pangamaksed, lisa uus. Pangamakse lisamisel tuleb siis tähele panna seda, et kas tegu on kliendi või hankijaga, ehk siis kui on aktiivne klient, siis on kuvatud kõik klientidega seotud võlgnevused ja kui on valitud hankija, siis siin kuvatakse kõik hankijatega seotud võlgnevused, kaasa arvatud siis töötajate töötasud. Valime kliendi, valime kas siit nimekirjast või otsime. Nii, me näeme, et on kuvatud kõik konkreetse kliendiga seotud pangamaksed. Linnutame soovitud pangamaksed, valime pangakonto, praegu meil ongi ainult üks pangakonto, määrame makse toimumise kuupäeva ja salvestame makse. Samamoodi tuleb siis käituda ka hankijate puhul, ehk siis klikata hankijad, otsida üles soovitud hankija, linnutada võlgnevus, valida pangakonto, makse teostamise kuupäev ja salvestada. Kui teil on tekkinud olukord, kus siis ekslikult on hankijale makstud suurem summa, ehk oletame, et ei makstud 39,60, vaid maksti 40 eurot, siis kindlasti on alati korrektne märkida igasugune enam makstud summa just nimelt siia ettemaksureale. Sest selliselt kajastub see enam makstud summa aruannetes ka vastava hankija ettemaksuna. Selleks, et märkida töötajatele väljamakseid, on jällegi vajalik sisestada pangamakse, valida hankija, otsida üles töötaja, me näeme kohe, et meie töötaja on siin esimese valikuna olemas, linnutada töötaja hankijaga seotud väljamakse, jällegi valida pangakonto, määrata makse toimumise kuupäev ning salvestada. Ja täpselt samal põhimõttel toimub ka maksuametile kohustuste tasumine. Ehk kui te kasutate Smart Accountsi palgamoodulit, siis palgalehe salvestamisel seotakse koheselt ka maksukohustused Maksu- ja Tolliameti hankijaga. Otsimegi üles siit Maksu- ja Tolliameti hankija ja näemegi, et siin on juba olemas meie maksukohustused. Linnutame need ära ning salvestame makse. Lisaridasid võiks kasutada juhul, kui tegu on selliste tehingutega, mille aluseks ei ole näiteks müügi- või ostuarve. Lisaridu võiks kasutada näiteks teenustasude kajastamisel. Sellisel juhul tulekski hankijatest valida hankijaks pank. Kui seda ei eksisteeri, siis sisestada ta siit ning täita ära pangamakse lisarida. Sisestadagi teenustasu. Oletame, et me soovime korraga kajastada siis ühe päeva teenustasud, mida on 6 korda läinud maha. Nende hind on, oletame, et 13 senti. Valime siit panga teenustasude konto ning salvestame makse. Täpselt samal põhimõttel toimib ka kassamaksete lisamine. Kassamakse lisamiseks tuleb siis võtta lahti maksed, kassamaksed, lisa uus ja täpselt need samad nimekirjad, kohustused ja nõuded on ka siin kuvatud, ehk kui mingisugused tasumised või laekumised toimuvad sularahas, siis saate neid kajastada kassamaksete alt.
täname teid vaatamast ja uute videoteni!